Miks tähelepanu hajub? Hakkame vaatama neid põhjuseid, miks tähelepanu hajub. Aju otsib pidevalt turvatunnet. Tegelikult ma ütleksin selle sõna aju kohta hoopis midagi muud, ma ütlen alateadvus. Meil on olemas selline loomalik printsiip, mis aitab meil olla elus. Ja surm on meile kõige keerulisem asi, mida meie alateadvus meile pakkuda ei taha, sest et vastasel juhul sureb ta ju ise ka ära. Alateadvuse ülesanne on hoida meid elus. Nii et meie enda alateadvus otsib pidevalt turvatunnet. Kui sa lähed kuskile uude kohta, siis avasta kõik su meeled on hästi ärksad, su fookus liigub hästi kiiresti ja me tšekime nii-öelda üle. Me tšekime üle uued inimesed, me tšekime üle uued keskkonnad, me tšekime üle uue klassiruumi, me tšekime üle uue õpetaja, me tšekime üle õpituse, seda, mida me peame just parasjagu õppima. Ehk meie alateadvus tahab kogu aeg teada, kas meil on turvaline. Ja selle tõttu öeldaksegi, et kui me tahame nii-öelda, et meil oleks vähem tähelepanu hajumist, siis oleks hea, kui me õpiksime turvalises keskkonnas, siis me ei pea tegelema enda turvalisena hoidmiseks, aga kui keegi narrib sind näiteks klassiruumis või kui sul on väga kuri õpetaja, siis oled pidevalt pinges. Sa ei saagi enam vabalt tegutseda ja kogu sinu tähelepanu fookus on täpselt samamoodi pinges ja selles situatsioonis tegelikult õppimist ei toimu. Liigne stress sulgeb fookuse. See oli just see, mida ma eelmises videos teile rääkisin, et kui me oleme hästi stressis, siis me mõtleme negatiivselt, meil on väga valusad tunded ja meie fookus istub siin mõtetel ja tunnetel, sa teadvustad neid ja sa oledki suletud oma naha alla. Sul on väga raske suhelda väljapoole, sellepärast meile tundub, et stressis inimesed on nagu elust väljas, nad ei märka ilu, nad ei naudi tegevusi. Tähelepanu hajub ka üleväsimuse korral. Üleväsimuse korral on selline hästi laiali voolavad tunded ja samamoodi voolab ka fookus laiali. Nii et uni on ikkagi võti, on ju. Igavus või liiga lihtne materjal. Oletame, igavus on tunne. Igavus on niisugune hästi ebameeldiv valus tunne. Ja igavusega tegelikult tuleks teha teatud tegevusi, millest ma räägin siis pikemas videos. Ja liiga lihtsad materjalid on just see, et fookus ei püsi selle peal, sest ma juba tean seda. Mul ei ole vaja seda enam rohkem õppida. Ja väga paljude noorte kooliprobleemid tulevad sellest, et liiga lihtsad materjalid. Liiga raske ülesanne tekitab täpselt samamoodi probleeme. Alateadvuse jaoks liiga raske ülesanne võrdub surm. Ja kui koolis minnakse väga ruttu, väga raskeks, siis alateadvus ütleb surm, surm, surm. Ja nüüd minnakse jälle mööda seda teed, et kuulutame õpetaja vastikuks, kuulutame aine vastikuks, kuulutame kooli vastikuks, aga tegelikult täna meie haridussüsteem läheb liiga ruttu, liiga raskeks. Nüüd, kui me selle ühe suure raske ülesande teeme tillukesteks, killukesteks, siis läheb lugu hoopis teiseks. Aga pikemas videos ma räägin selle koha peal natukene rohkem ja kuidas kuulata pikemat videot, mine klubi.teadlikumema.ee, võtab boonusprogramm ja 10. läheb see video meil sinna ülesse. Häiritud tähelepanuga keskkond, liiga palju erinevaid signaale, huvipuudus, sellest ma räägin ka pikemalt, ja ebaturvaline kodune või klassiruumi suhtlus, sellest ma räägin ka pikemalt, ning tähelepanu pole lihas, mida oleks harjutatud. See on niisugune vau-efekt, oota, mis asja tähelepanu saab harjutada või? Ja need harjutused on meil pikemas videos olemas. Täiskasvanu närvisüsteem kandub lapsele üle. See on midagi sellist, mida keegi ei taha endale tunnistada, aga stressis täiskasvanu, see stress kandub lapsele üle, ärev täiskasvanust, see ärevus kandub lapsele üle ja täiskasvanu meeleseisund, tundeseisund mürgitab keskkonna, mis omakorda trigerdab lapse alateadvuse otsima pidevalt turvatunnet, mis omakorda tähendab seda, et laps sulgub ja ta ei ole enam võimeline õppima. Ja ma ei tea, mis keeles ma peaksin täiskasvanutele ütlema, et see, kuidas sa ennast tunned, kandub lapsele üle, see, mida sa mõtled, kandub lapsele üle ja väga tihti polegi probleem lapses, vaid probleem on täiskasvanus. Aga täiskasvanud tahavad öelda, et probleem on lapses. Väga paljud emad on tulnud Teadlikum Ema klubisse selleks, et nad tahavad muuta lapsi ja siis paari kuu jooksul nad avastavad, et nad peavad muutma seda, kuidas nemad tunnevad ja kuidas nemad käituvad. Ja nende emad üle ma olen väga uhke.
nagu tõsiselt uhke. Nii et miks tähelepanu hajub, on sellepärast, et täiskasvanu närvisüsteem kandub lapse närvisüsteemile üle ja sa oled seda tegelikult kogenud ju enda isiklikus elus ka. Kutsun sind kuulama täispikka videot teadlikum ema boonuskeskkonnas, kutsun sind kaasa mõtlema, kutsun tegema neid harjutusi, sest et kui me tähelepanuga tegeleme ainult läbi medikamentide, siis see ei ole piisav. Meil on vaja tegeleda närvisüsteemiga, meil on vaja teada kogu seda protsessi. Meil on vaja väga häid harjutusi. Ja kallid täiskasvanud, palun hakake tegelema enda närvisüsteemiga. Sealsamas boonuskeskkonnas on tegelikult olemas kogu emotsioonide kursus ja on olemas ka kogu mentaalsuse kursus, nii et seal boonusest te saate palju rohkem kui ainult see kursus siin. Kohtume boonuses.